Suur rõõm tervitada teid siin kolmandas töötoas, kus me arutleme selle üle, mis on füsioterapeudi roll. Nagu me teame, taastusravi on multidistsiplinaarne, on erinevad spetsialistid meil esindatud ja igal spetsialistil on oma roll. Need rollid on mõnikord väga üheselt mõistetavad, teinekord on need piirid hägused ja nendel teemadel me täna siin töötoas ka peatume. Töötoa moderaator on Ele, füsioterapeut ja siin ma annangi Elele sõna üle. Palun, Ele. Tere tulemast töötuppa. Mis meil plaanis on? Selline vestlus, natuke suunatud ja vaatame, et meil pealkiri on ette antud, aga see on täpselt selline lause, mis häälega me küsime, selle üle me mõtleme, et see ei ole minu töö, niimoodi võib öelda, ei olegi minu töö või siis veel mingit emotsiooni sinna taha, et see ei olegi minu töö, ma tahan teha, et vaatame, mis teilt välja tuleb. Et alustame natuke sellise ametlikuma, et meil on siin spetsialistidena siis taastusravi arst Kaja Helstein, et nii palju kui ma tean, et tema tahab siis rääkida sellest meeskonnatööst üleüldse natukene ja siis on meil teine spetsialist Katrin Koit. Et meil on selline kõige mõnusad töötubad, istume diivanite peal ja pehmetel tumbadel ja mina olen selline, kelle meeldib rohkem tuttavate inimestega rääkida, et mõned näod on mul siin tuttavad ka, et teeme siis niimoodi, et kui keegi tunnetab, et tahab väga midagi juurde lisada, siis andke julgelt märku, rääkige, et mõned on sellised, kellel tulevad mõtted kiiremini, mõned tahavad neid natuke endas hoida, seedida ja pärast välja öelda, et kõigil siis rääkimisvõimalus nii nagu teile. Võib-olla mõni tahab lihtsalt kuulata. Aga alustame siis, et tegelikult reeglid ka, et kuidas teile tundub, kas me võime kõigile öelda sina? Ja, et siis see on paigas ja alustame siis, et võib-olla siis Kaja räägib natukene alguseks. Tere! Võime istudes rääkida, et mul on väga hea meel, et füsioterapeudid on mind kutsunud oma üritusele. Ma olen juba päris palju aastaid töötanud Pärnu haiglas taastusraviarstina. Tegelen ka erialaseltsi juhatuses väga erinevate küsimustega ja füsioterapeudid on läbi aastate olnud minu parimad koostööpartnerid. Väga sügav lugupidamine ja veel kord aitäh, et te kutsusite. Et meeskonnatöö on üsnagi selline intrigeeriv teema ja ma tegelikult tegin mõned slaidid, aga täna neid slaide ei pea ega saa näidata. Sellest ei olegi midagi, et vahetu sõnum võib-olla jõuabki paremini kohale. Ja vaatasin seda, kuidas meditsiini süsteemis eelkõige taastusravis ja rehabilitatsioonis, sest ingliskeelses kirjanduses ju need on kaks kattuvat terminit. Rehabilitatsioon on natukene laiem kui taastusravi, aga see nagu on üldiselt erinev, kui me vaatame seda süsteemi, mis Eestis on. Ja tegelikult selline meeskonnatöö on juba varastel 80ndatel aastatel väga hästi erinevate autorite poolt välja toodud. Ja hakkas ju see pihta sellest, et nii nagu, et see on minu roll ja see ei ole minu roll. Ehk siis ta algaski nagu erinevad spetsialistid, keda me täna oma meeskonnaks peame. Tegelikult see skeem oleks nagu selline nagu lilleõis, et kõik töötasid, patsient oli siin kuskil keskel ja see on niisugune transdistsiplinaarne mudel, et kõik töötasid igaüks tegi oma tööd ja ütleski, et see ei ole minu töö. Ja see mudel oli päris kaua aega väga levinud ja tõenäoliselt ta töötas hästi, muidu oleks ta nii kaua aega vastu pidanud. Kuni siis ühel hetkel hakati vaatama, et info ei liigu, probleemid ei lahene nii nagu vaja oleks ja tuli publitseeriti ja tuli ka tegevuses kasutusele transdistsiplinaarne mudel, kus olid siis
see lilleõis oli endiselt samasugune, spetsialistid olid ka samad, aga siin hakkasid väikesed ühendusliinid töötama. Kuid siiski see multidistsiplinaarne meeskonnatöö oli ikkagi ka selline, kus oli võimalus täiesti omaette töötada ja öelda, see ei ole minu töö ja jätta see info endale. Kuni siis käesoleva sajandi alguses hakkas väga laialt levima just see interdistsiplinaarne mudel ehk interdistsiplinaarne tiimitöö ja seal olid need, tegelikult see lilleõis oli siis endiselt sama kujuga, aga need nii-öelda sektorid olid kõik omavahel ühendatud ja leiti, et tegelikult see mudel just taastusravisüsteemis töötab kõige paremini. Et spetsialistid jagavad omavahel vastutust, jagavad natukene ka rolle, igal ühel on väga täpselt teada oma roll meeskonnas, info liigub ja kogu selle meeskonna keskmes on patsient. Ja mis puudutab nüüd seda, et kuidas siis meditsiinisüsteemis tegelikult see nii-öelda meditsiin kui äärmiselt konservatiivne valdkond on tegelikult ikkagi see hierarhia on nagu olemas. Ja just taastusravi sellistes manuaalides on ju tegelikult see kolmnurka roll või kolmnurka kuju on väga kindlasti teile kõigile juba teada. Siin üleval on arst, siis on kogu see õenduspersonal ja all on terapeudid erinevad. Siis kas ta on kõneterapeut, kas ta on psühhoterapeut, kas ta on füsioterapeut, tegevusterapeut. Et see meeskond on nagu hästi lai ja nii-öelda siiski ütleme meditsiinisüsteemis on arst nagu see koordinaator, sest etiopatogenees, diagnoos, ravimite ordineerimine, see on kõik arstitöö. Ja terapeudid on tegelikult kõik need, kes on arstile võrdväärsed partnerid. Ja sinna vahele siis jääb see õenduspersonal, niivõrd kuivõrd patsiendi seisund seda vajab. Ja kui selliseid mudeleid tegelikult haiglates järgida ja ka tegelikult väga täpselt need rollid ära mõtestada, siis ma arvan, et probleeme väga suur ei tohiks tekkida. Aga tänapäeval tõenäoliselt veel need nagu Eestis üldse paljudes valdkondades asjad hakkavad tasapisi lihtsalt paika loksuma. Meil on väga erinev ajalugu olnud nendes maades, mida me endale eeskujuks saame, kus me kõik õppimas käime, nii et tõenäoliselt see tänane töötüba ka aitab ehk natukene teil endil hiljem oma töökohtades probleeme paremini mõtestada ja kindlasti saan ka mina väga palju väärtuslikku tagasisidet. Aitäh, mul on siit nii hea nagu edasi minna. Et mulle kohutavalt meeldisid need täna hommikused sõnavõtud ja loengud ja samamoodi, mis Kaja nagu ütles. Et me kogu aeg räägime, et me oleme arengus. Ja tegelikult esimest korda siis füsioteraapia nagu tänapäeva mõistes eriala ju kuulutati ülikoolis välja 1999, võeti vastu, kui mina läksin ülikooli, siis see eriala oli olemas. Eestis? Jah, Eestis. Ja ma arvan, et ei oleks nagu õige kogu aeg selle taha pugeda, et me oleme nii noored. Et me alles kujuneme. Et me peaks palju aktiivsemalt võtma seda vastutust, et me tegelikult ise seda teeme. Et minu tausta siis selline, et peale õpinguid ma tööle läksin 1997. Ja loomulikult ei olnud see füsioteraapia teenus nagu tänapäevases mõttes, sest ma olin ainuke füsioterapeut osakonnas, kus oli 40 patsienti. Ja see ei ole võimalik pühendada 45 minutit näkku aega. Siis tegelikult see roll oligi selline, et sa nõustad ja sina otsustad, mis täna oli Taavi ju sõnum. Et sina oled see, kes otsustab, mis sa teed. Nii oli. Järgneva aasta jooksul siis ma käisin läbi ka kõik osakonnad ja sellise algajana natuke oli selline tunne, et mine sinna, ei tea kuhu, tee seda, ei tea mida. Teaduspõhisus meile täna ütleb, et ühtegi tõestatud metoodikat, mis on teistest kindlalt üle, ei ole. Täna on ikka füsioterapeut see, kes otsustab, mis meetodid ravib, kuidas ta saab seda patsienti aidata. Et kas me oleme seal samas tagasi või me oleme ikka seal samas, et minu arust on see väga intrigeerimata. 2002 ma
läksin tööle siis taastusravi osakonda, kus siis tõepoolest oli tänapäevas mõistes see füsioteraapia teenus, et sul oli patsiendide tund aega. Ülejäänud meeskond oli siis raviarst, osakonna peale üks logopeed ja üks tegevusterapeut. Ja tegelikult oli see patsient füsioterapeudi oma, sest ükski teine spetsialist teda igapäevaselt ei näinud kui see füsioterapeut. Ja meil omavahelises sellises infovahenduses, see on sinu patsient, see on minu patsient, et see oli füsioterapeudi patsient. Nüüd täna see meeskond on väga palju ju kasvanud. Patsiendil on protseduure päeva jooksul 3-4-5 ja tegelikult natuke ka meie peame sellega kohanema, et teistele ruumi anda. Minu kogemus on selline, et kõik see koostöö nii raviarstiga, kes põhimõtteliselt määrab või soovitab või määrab seda, ikkagi kujundab seda raviplaani ja kõik teised spetsialistid, kellega siis koos kujundatakse see patsiendi eesmärke, mis tegelikult nagu toimuma hakkab. Aga see mõte, et patsient on minu oma, see on nagu päris huvitav, et kas sina vastutad selle eest, vastutuse võtmine, et siis tegelikult ikkagi vastutuse võtmine, millest me tegelikult täna räägime, et füsioterapeut peaks seda rohkem tegema. See ei ole päris uus asi. Kes arvab, et füsioterapeut võiks rohkem vastutust võtta, kui tal praegu on, kes tahaks? Vaikus. Üks. Et mõtlen, et milline see nagu täpselt välja näeks, et kui ikkagi arstil on, eks ole, see raviplaan, psühholoogil on seal nagu oma töö, mis siis mis nagu hõlmab siis see suurem vastutus meil? Küsiks lihtsalt seda, et jaa, sest tegelikult igapäevatöös me ei saa eeldada, et see omavaheline kommunikatsioon toimub loomulikult, et me näeme kedagi ja siis räägime. On ikkagi see meeskonna koosolek, kus siis kõik räägivad oma mis nad on näinud, mis nad on siis patsiendi puhul hinnanud, mis nad näevad, et selle ravi eesmärk võiks olla. Seal räägitakse need probleemid läbi. Aga et ma saan aru, et see nagu on praegu ka siis taastusravi osakonnas või haiglas, kus nagu reaalselt toimubki meeskonnatöö, eks? Aga kui ma ei ole sellises asutuses tööl, siis seda ei saa ka olema, eks? Siis ei saa, kui teisi meeskonnaliikmeid ei ole. Aga ma usun, et asutuste sisekord on väga-väga erinev. Ja sealt tulevad ka need rollid. Et mina võin jälle oma kogemuse põhjal öelda, et näiteks ambulatoorses vastuvõtus tõepoolest see erialade vaheline koostöö on väga palju keerulisem korraldada, isegi kui need spetsialistid on seal asutuses olemas. Sa pead võtma selle aja ja selle spetsialisti üles otsima, sest tegelikult sellist formaalselt, et nüüd me tuleme kokku ja räägime, sellist asja ei ole. Sa ei pruugi näha seda raviarsti, kes määras selle füsioteraapia, sellepärast, et ta paneb selle oma diagnoosi ja sina lihtsalt saad selle patsiendi. Meil on nüüd nii palju antud füsioterapeudile vastutust, et tegelikult nüüd taastusraviarst ei määra kordade arvu. Et füsioterapeut näeb seda, kui palju ta peaks tegema seda teraapiat, kas sellel on efekti, kas ta piirdub paari korra nõustamisega või on mingi äge probleem, eks on, kus on rohkem vaja, et tal ongi see 10 korda vaja. Et loomulikult sellel on piirid, on ka ju see 5-10, mis haigekassa ette annab, aga on antud vastutus füsioterapeudile, et tema otsustab. Ja ka tema on see, kes siis pöördub tagasi taastusravi arsti poole, kui ta näeb, et sellest ei piisanud ja oleks vaja ravi jätkata. Et üldse selle ambulatoorse poole pealt on, mis füsioterapeut natuke nagu üksi jäetud. Et tegelikult tema ongi selle patsiendiga nagu üksi. Et statsionaaris on palju lihtsam seda meeskonnatööd korraldada. Nüüd ma tean, et on ka haigekassa, kes küsitud sellist nagu päevastatsionaari ja sellist ambulatoorset meeskonnatööd, aga praegu seda ei toeta see ravijuhu hind. Et see on määratud ja sinna lihtsalt ei mahu mitu spetsialisti nagu töötama.
ta isegi päris nii ei ole, ta tegelikult see ravijuht on ainult päevastatsionari juht ja sinna peale lisanduvad kõik need teenused. Kui füsioterapeut teeb näiteks 1,5 tundi, siis lisandub 3 teenust. Aga see ei ole haiglatele pigem otstarbekas, sellepärast et haiglal on parem pidada seda haiget statsionaaris kui päevastatsionaaris. See on puhas haiglate see tulu-kulubaas. Tegelikult minu meelest oleks see väga vajalik, äärmiselt vajalik just rasketele niisugustele insuldihaigetele, kes samas ei taha kodust ära tulla ja kodust ära olla, aga Eesti meditsiinis on palju veel selliseid pilusid, kus peaks nagu läbi ronima, et asi avavette jõuda nii-öelda, et see on üks koht, et väga kurb, et seda päevastatsionari ei ole, et paljud haiged tegelikult vajaksid, sest et see diskussioon väga kenasti algas, aga muidugi kõige tähtsam on see, et millises üksuses me töötame, et töökultuurid on väga erinevad ja ka on väga profiil ju väga erinev, et kas see on ortopeedia osakond, kas see on taastusravi osakond, kus on värsked insuldid, kus arst peabki haiget iga päev nägema, sest see seisund kõigub äärmiselt, et kas on kardioloogiline taastusravi või on ambulatoorne või on nii, et see profiilist ja mudelist on palju seda. Aga vastutuse juurde tagasi tulles, et kui mõelda nüüd ambulatoorne taastusravi, kuidas taastusraviarstid suhtuvad sellest, et füsioterapeut saab ise otsustada, palju see inimene tema juures käib, kui tihti, kas selle vastutuse nad on nõus hea meelega ära andma? Ma eeldan, et on väga hea meelega, sest meie haiglas meil on nii ambulatoorne kui statsionaarne osakond ja juhtumisi mina töötan ka mõlemas üksuses ja ma pean panema saatekirjale peale mingisuguse kordade arvu, see on lihtsalt tulenevalt sellest meie saatekirja formaadist ja meie kvaliteediteenistus on leidnud, et arst peab mingi prognoosi andma haigekassale ja haigekassa seda ka muuseas nõuab. Aga kui füsioterapeut annab mulle tagasisidet, meil on kõik füsioterapeudid saavad e-tervise lukku, kas on mingi raviasutus, kus ei ole võimalik füsioterapeudil e-tervise lukku saada? Läbi arsti. Läbi arsti ainult? Ma ise ei saa. Mina ei saa. Ma näen seda tema epikriisiga, ma ei näe eelnevat haiguslugu, ma näen seda, aga kui te oma vormi teete, siis? Ei sinna samast, aga ma näen seda, mis on nagu hetkese asutuse sise, just. Seda ma näen, aga ma ei näe või uuringuid ja sellised asju. Et oma haiglasüsteemid. Et see on väga õige, sellepärast, et ega keegi meist ei ole ju jumal, et me oskame prognoosida, aga enam-vähem mingisugune selline orienteeruv prognoos peab loomulikult olema, sest et tavaliselt patsiendiravi ei ole ainult füsioteraapia, väga üksikutel juhtudel ta on, ma mõtlen need, mis satuvad haiglasse, aga kindlasti asi muutub palju huvitavamaks, kui me räägime esmatasandi füsioteraapiast, sest seal on ju füsioterapeut, partneriks on perearst tulevikus, võib-olla juba praegugi on ja tulevikus ju on väga roheline tee ja ma ise olen olnud selles töögrupis, kus me väga toetasime seda, et esmatasandil füsioterapeut töötabki nii-öelda kas eraettevõtjana või siis esmatasandi keskuse juures, kuidas see kujuneb kuskil Tallinnas kindlasti palju eraettevõtlust, maakondades võib-olla rohkem need tervisekeskused, nii et seal on need probleemid, mida füsioterapeut on kompetentne lahendama ja peabki lahendama. Ma ei näe seal mingit probleemi. Kui on kvalifikatsioon olemas, siis väga tore. Arstid ei pea selliste asjadega tegelema, sest et aeg on meil kõigil vähe ja haigeid on palju rohkem, kui me ära nii-öelda konsulteerida jõuaksime. Kui ma võin lisada siia vastutuse juurde sellise nüansi, et tegelikult täna me paratamatult see diskussioon tõenäoliselt ei olegi, tahaks loota valdavates kohtades enam selles, et kas füsioterapeudil võiks olla sisuline vastutus, et oma seda füsioteraapia teenuse sisu või seda 40 või 30 minutit ta tegelikult, ma arvan, et võrdlemisi kõikides kohtades täna juba saab ise sisustada, aga kui me laiemalt mõtleme, et siis üks intrigeeriv küsimus on kindlasti see, et täna eriti tervishoiu kontekstis me saame seda ikkagi teha ainult pärast arsti. Et meil on justkui vaja seda arsti suunamist, eks ole, seda, et keegi ütleb, et jah, nüüd on füsioterapeuti vaja
sellel on rahastuse seisukohalt absoluutselt omad selged põhjused ja see on arusaadav, aga et kui me täna siin filosofeerime, eks ole, vastutuse teemadel, et siis ühel hetkel kindlasti see vastutus on oluliselt suurem, kui on otsevastuvõtt, eks ole. Et see patsient ei ole enam arsti poolt ennem läbi vaadatud, me tegelikult ei tea, missugused terviseriskid temaga võivad kaasneda ja kui me sellest kontekstist vaatame, et siis võib-olla ongi suures ringis olijatele mõtlemiseks ja nendele, kes julgevad vastamiseks, et kas me selleks täna oleme valmis või kui me selleks ei ole valmis, et siis mis on see, mis peaks muutuma ükskõik siis mis tasandil, et füsioterapeut selleks valmis saaks Eesti kontekstis, sest et selline otsevastuvõtt füsioterapeudi kui tervishoiutöötaja juurde on Euroopa riikides täiesti praktikas olemas, eriti skeletilihassusteemi valdkonnas on absoluutselt selliseid mõistlikke vettpidavaid argumente, et see tegelikult ka toodab sellist kulu-tulu efektiivsust kulude mõttes, mida siis riik ühte patsienti ei panustab. Aga seda sammu teha ei ole kuskil olnud väga kerge. Ja näiteks kui USA peale mõelda, mis on suur riik, eks ole, et seal on täiesti erinevad osariigid, kus see ongi erinevalt tehtud, et on osariigid, kus füsioterapeutidel õigust otsevastuvõtuks ei ole. On osariigid, kus see on. Et see kindlasti lisab sellele vastutuse mõttele oma sellise lisanüanssi juurde. Ja Eestis kindlasti on inimesi, kes arvavad, et jah, ma olen selleks valmis, teinekord see valmisoleku otsus kipub kõrvaltvaadates tulema väga vara, et täna me natuke saame selle mõttega mängida erapraksiste tasandil, et kui ikkagi pärast baka lõppu noor spetsialist, kui me teda veel nii kutsuda, otsustab, et tere, teen oma erapraksise, juba lihtne, eks ole, on 2 allkirja ja tehtud, toad on olemas ja nii edasi, et kas ta tegelikult on valmis seda vastutust võtma, et selle inimese tervise ja elu eest otsustada, eks ole, et lõpetasin monoloogi. Et siit võiks siis küsimus tulla, kas kõik terapeudid, kes koolist tulevad, on valmis ja kui nad ei ole, et mis kriteeriumid peaksid täidetud olema, kas see on tööstaaž, kogemus, mingisugused positiivsed tulemused nendele haiguslugudele? Äkki ta ongi selline hull, julge, entusiastlik, hoogu täis asja lõpetanud, et ta arvabki, et ta nagu kõike teab, et siis ta alustabki oma tööd, et ma arvan, et ikkagi peaks olema mingisugused kriteeriumid paigas, et mingi kogemus ikkagi ja äkki mingisugune koostöö arstidega kas või alguses, et saaks, et kus ta saab endale siis nii-öelda seda klientuuri, et nüüd alustada seda tööd või minu meelest asi ei ole üldse nagu selles nii-öelda raamistikus, vaid Eesti tervishoiukorraldus on lihtsalt praegu selline, et kuna kõik algab ju sellest, et meil on raha vähe, meil on vananev elanikkond, haigekassa eelarve on väga pingeline ja tegelikult erakabineti võiks igaüks saada teha, kui ta saab Tervishoiuametis selleks loa. Ja loa ta saab siis, kui tal on vastav kutse omandatud. Kas see on bakalaureus, kas see on magistrikraad või isegi PhD, seal ei ole vahet, inimene, kui ta on füsioterapeudi kutse ja ta teeb erakabineti, siis see on nagu iga ettevõtluse liik. Küsimus on, kas ta saab haigekassa lepingu. Ja vaat seal ühesõnaga, et seal kindlasti haigekassa lepingut nii väga kergesti tõenäoliselt lähiaastatel ei saa, sest raha on vähe. Ja ma tean, et õendusala töötajatel õed on ka kõrgharidusega spetsialistid juba ammu. Neil oligi mitte eravastuvõtt, vaid selles suhtes, et see oligi õendusvastuvõtt, nagu füsioterapeudi vastuvõtt võiks olla. Ja see väga hästi töötas ja sellest aastast tegelikult see lõppes ära ja haigekassa nõuab, et on saatekiri kas perearstid või eriarstid õenduskonsultatsioonile. Õed tegid teatavasti diabeedinõustamist, tegid suitsetamisnõustamist, rasvumise nõustamist, ka igasuguseid veel selliseid teatud aparaatide kasutamise, mis oli väga nagu ladus ja sobilik, aga see saatekirja nõue tuli vahele ja see tuli vahele ainult sellepärast, et raha on vähe. Ja raha juurde tõenäoliselt
ma küll kardan, et siin 10 aasta perspektiivis väga palju ei tule, hea kui me seda taset hoiame. Tõsi, taastusravi on alarahastatud ja seda on kõik instantsid öelnud, nii et tõenäoliselt haiglatele, just eelkõige insuldiüksustele, vähemalt Pärnu haigla, kus meil on insuldiüksus olemas, on saanud lisaraha ja insult teatavasti on noorenev haigus ja väga oluliselt elukvaliteeti häiriv haigus, nii et sellised liikumised on, aga et lihtsalt sellised, ütleme, alaseljavalud ja et neid hakata nüüd erakabinetti massiliselt rahastama, aga ma ise arvan inimesena, et nii-öelda tavaelanikkond seda väga hindaks ja paljud, näiteks paljud tuttavad, meie haiglas on niisugune kord, et hoida füsioterapeute ja anda neile võimalus siiski natukene enam kui, ütleme, keskpärane palgatase on teenides. Me oleme teinud haiglas eravastuvõtu ja ma ise taotlesin juhatuselt välja päris sellise korraliku tunnihinna. Ja kui inimene tahab ennast ette osta järjekorras, tal on lihtsalt kõige lihtsam, mida kõik oskavad ja hea meelega käsitlevad, lihtne alaseljavalu episood ja füsioterapeudid väga ilusti võtavadki ta üks kord nädalas või seda juba, see on juba kokkulepe, arst ei pea seal vahel üldse olema, aga see on eravastu. Kas inimesed vastu võtavad? Väga hästi, kui vähegi maksujõulised on, siis nad ütlevad, ma ei taha oodata järjekorras, ma lähen kohe. Nii et selles suhtes ma küll julgustaksin erakabinette tegema, kui on ettevõtlusgeeni, kui on julgust ja kui on, kuidas? Aga mitte alati inimesed ise, ka nooremad inimesed ise juba ju on teadlikud. Tegelikult sellist nii-öelda patsiendi oma finantseeringuga vastuvõttu toimub siis teistes haiglates ka, seal kus mina töötan, seal on samamoodi see vastuvõtt olemas. Ja tegelikult probleem on selles, et tõesti, nii nagu Taavi rääkis, et kui sa alustad tööd või õpid mingit uut asja, siis alguses sa arvad, et teadmised on seal. Ja sa lähed tõesti niimoodi hulljulgelt tegelema kõigi patsientidega, kes tulevad sulle. Sa arvad, et sa tead kõike ja sa oskad lahendada seda selja, põlvevalu, kõik läheb ilusti. Võib-olla sul ei ole veel sellist oskuseid ja teadmisi, et võib-olla mingi periood peale kooli oleks vaja ikkagi mingisugust jälgimist. Et siin on nagu see, ikkagi ma tahan selle peale minna, et füsioterapeut ju oma karjääri jooksul areneb, eks, et ta alustab kuskilt, õpib, saab targemaks, siis mingil hetkel ta märkab, et ei, ma ei tea, eks ju kõike, siis on võib-olla langus või on selline platoo, siis hakkab leidma teisi asju, mida õppides on sellised psühholoogia, motiveerimine ja meeskonnatöö ja suunamine teiste juurde ja selleks, et patsiendile pakkuda sellist väga kvaliteetset teenust, on vaja ikkagi nagu teatud taset seal füsioterapeudi. Ma võin siis üle võtta. Et tegelikult ju, kui see ka noor füsioterapeut läheb ju tervishoiusüsteemi ja töötab haiglas, ta on ikka üksi. Ta teeb oma vead seal, et viga teist ei ole mitte keegi kaitstud, et ükskõik kus oled, kas on vaja siis kunstlikke piiranguid, et sa võid töötada seal, aga mitte seal. Sest tervishoiusüsteem ei taga seda, et keegi nüüd istub selle füsioterapeudi kõrval. Et ma ei usu, et see väga suurt nagu edu annab. Et kõigil on õigus teha seda ära vastuvõttu ja kui ta suudab endale klientuuri saavutada ja hoida, järelikult ta teeb head tööd ja nii see on, et seda kunstlikult reguleerida, kas on nagu mõtet. No kindlasti ei ole õige nagu selles suhtes, et füsioterapeut peab ikkagi teadma, keda ta suudab üksi ravida ja keda ta ei suuda, et kui on ikka mingi öövaludega 6 aega kestnud seljavalud ja öövalud, siis ta ei hakka seda kvalifitseeruma või ütleme diagnoosima kui lihtsalt tavalist alaseljavalu episoodi, siis ta saadabki spetsialistile, et kahtlemata teadmised peavad olema ja väga hea analüüsioskus ja õige patsient peab ütlema sattuma. Et seal riske on ju tervishoius tohutult palju ja mida enam elanikkond vananeb, seda rohkem tuleb kaasuvaid haigusi
ja seda hoolsam peab olema, et sa pead nägema seal, kui patsient ütleb, eile käisin trennis ja tegelikult aga et midagi toimus ja nüüd on selg natuke ühest kohast haige, et sa pead nägema seal ka mingeid muid riske, et see kindlasti see peab kindlasti olema, et see analüüsioskus peab olema ja aga Kalev, kuidas sa näed seda nagu oma selle kõige paremas mõttes nagu tsunfti kontekstis, et taastusarstide poole pealt üldse, et noh, see on tegelikult ju väga mõistlik lähenemine või väga mõistlik mõte, et tegelikult enam rohkem vastutust ühel spetsialistil olla ei saagi, kui teha täpselt selliseid professionaalseid otsuseid, et kas ma oskan või ei oska. Kui ma oskan, siis ravin ja kui ei oska, siis annan kellelegi üle, kes seda oskab, eks ole, et seda tegelikult üldse mitte ka professioonide vaheliselt, vaid ka oma spetsialiseerumise siseselt, eks ole. Et kuidas sa tunned, et kas tegelikult selline, ütleme siis avatud mõtlemine või kuidas seda kutsuda, et kas see tegelikult on nagu üleüldiselt taastusarstides olemas praegu ka või et sest, et ütleme siin, kui mina alustasin seda IFL-iga rohkem kokkupuudet, eks ole, et siis teatud kohtades kindlasti seda olemas ei olnud, et oli täiesti selliseid pöördumisi, et kuulge, tulge meile appi, et meil on haiglas siuke kord, et on 30-minutilised teenused, lükatakse patsient uksest sisse ja on reegel, et 20 minutit sellest 30 tuleb teha talle massaaži, eks ole. Ja kui ma natukene midagi öelda tahan, siis saan noomida, on ju. Et see on nagu täitsa teine äärmus on ju, et lisaks sellele, et sul ei ole otsustusvabadust, sulle ka öeldakse, mis sa tegema pead, on ju. Et siis et tõenäoliselt sellel füsioterapeudil isegi, kui ta tahaks vastutada või nagu tal see mõte oleks olemas, et siis ühel hetkel see sureb üksindusse, on ju. Et kuidas sulle tundub? Sest et kui see üldine mentaliteet tegelikult on selline avatud ja toetav, siis see mingisuguste arengute soodustamiseks niimoodi EFL-i poole pealt või nagu juhtimise poole pealt on ikkagi väga tore valmisolek. Kui sa nüüd ausalt ütled. No ma ei tea, ma arvan, et ma olen ise noorem generatsioon ja kindlasti ma seda enam ei ole, aga ma ise olen väga palju muutunud, et kui ma läksin haiglasse tööle ja meil ei olnudki füsioterapeute Pärnu haiglas sellel hetkel ja keegi ei arvanudki, et neid peaks vaja olema üldse, et liikumisravi instruktorid olid ja ma arvan, et see lähenemine on pigem, sest et ei olnud neid spetsialiste lihtsalt. Siis ühel hetkel, kui meil olid infarktihaiged, treenisid trenažööri peal, said reinfarkti, et see ilmselgelt oli koormus valesti määratud või ütleme liikumisravi spetsialisti poolt. Neil ei olnud pulsikellasid ja see on ajaloos niimoodi läinud ülespoole, et mida rohkem on tulnud spetsialiste, kes on hea ettevalmistusega, kellest mitmed on magistrikraadiga, keda ma võin usaldada, sest näiteks meie haiglas on konkreetselt nii, et meil on lööklaine, mis on konsensuslikult tegelikult arsti protseduur, sest seal on nii palju igasuguseid nüansse, mida arst peab nagu ette nägema. Aga meil on väga head füsioterapeudid, keda arstid usaldavad ja kui on ikka üks lihtne haigus ja mida me teame, et meie füsioterapeudid oskavad väga hästi, mitte halvemini ei tee kui arstid, siis me usaldame neid, et see on vastastikune koostöö ja see on tõesti nii, et mida rohkem tuleb häid spetsialiste ja raviasutusse, seda rohkem inimesed hakkavad neid usaldama. Ja ma loodan küll väga, et see aeg, et arst ütleb, et nüüd teed talle 20 minutit massaaži ja mitte ühtegi harjutust, et see aeg on möödas, aga ma ei saa garanteerida, sest töökultuurid on siiamaani erinevad. Aga kindlasti ma tahan seda öelda, et isegi et esmatasandi, kus on ikkagi koostöö perearstiga või siis kellegi teise eriarstiga, et see suund kindlasti hakkab toimima. Ma väga loodan seda, sest et taastusarstide selts on küll väga tugevalt seda toetanud ja ma ei näe ühtegi põhjust, kuigi täna ma kuulsin, et ikkagi tervishoiuregistrisse füsioterapeute ei kanta tervishoiutöötajate registrisse, mis on nagu ilmselgelt vale otsus taaskord, aga ma tahaksin ikkagi seda öelda, et kõik sõltub ikkagi, milline on patsient. Et
teatud patsiendid vajavad kindlalt sellist meeskondlikku käsitlust, nad vajavad arstikonsultatsioone ja statsionaaris enamus aega töötades ütleme, et meie küll väga sageli haigetel mingid päevad on sellised, kus arst ütlebki, et ei, täna mingit füsioteraapiat ei toimi. See on, kas on analüüsid väga paigast ära läinud, no mis iganes, kas on südarütmist välja läinud, et noh, see on see, miks peab füsioterapeut arstiga koostööd tegema. Tihtipeale ka õde hommikul mõõdab rõhku, rõhk on kõrge, haige ütleb, ei, mul ei ole tegelikult häda midagi. Tegelikult seal taga võib olla hoopis mingi ületransitoorne atakk või mis tahes asi, nii et selles suhtes haiglatöös on see nii-öelda meeskonnatöö ikka väga vajalik, sellepärast et haiged lähevad raskeks ja järjest raskemaks. Kergemaid haiged haiglatesse ei tule, need on kodus. Ivi tahtis midagi öelda? Tahtsingi öelda, et füsioterapeudid teevad vigu, aga on mõni näide tuua, et praegu sai öelda just, et liikumisravi spetsialistid panid nagu kardioloogilised haiged liiga suure koormusega tööle, eks, aga on näiteks mis vigu näiteks võiks teha, on mõni näide, kes on teinud füsioterapeudid vigu, me räägime palju, et teevad vigu, millised, mida, et ei võiks siis nagu anda otsust. Et ei võiks usaldada. Jah, aga on mõni viga tulnud välja. Täna ju Eesti tervishoiusüsteemis üldse väga vigu ei ole. Et kuna füsioterapeut ei ole ka tervishoiutöötaja, siis meie pead ei jõua inimeis kuskile, nii et selles osas sellele küsimusele ei oska keegi vastata. Ei no, ma ei tahtnud öelda, et see on viga, sest see oleks võinud ka juhtuda ju, kui ta oleks kõndinud kõnniteel, ega see ei olnud üldse selle mõttega. Aga ei olegi luua ette, et oleks mis vigu tehtud, ei olegi nagu vigu tehtud. Ei, aga see ongi kindlasti see... on vigu tehtud. Kindlasti, sest kõik igapäevases töös on mõnikord liiga suur koormus, on. Just, ma mõtlengi aga näiteks eile oli mul just selline väga tore kogemus, mida ma isegi teiega kohe jagaksin. Ma teen 2 korda nädalas botuliinumtoksiinisüste. Ja siis oli üks haige, keda ma kogu aeg nägin nagu oma haiget, ma teadsin, mida me oleme ammu teda läbi arutanud. Aga sellel päeval me teeme kolleegiga koos, aga kolleeg oli teises majas ja ma kutsusin, kelle ma kutsusin? Füsioterapeudi kutsusin ühesõnaga hindama, et ta teeb liigutust sellel ajal, kui mina siis oma protseduuri teen. Ja siis analüüsisin kõik ära ja siis ütlesin, et palun, tee oma selline nii-öelda analüüs ka, et mida sina arvad. Ja ta tegi paar asja, ma ikkagi ütlesin, et mina arvan nii, aga siis ühe asja ütles, aga miks sa teerest ei tee, füsioterapeut küsis. Sest et mina kogu aeg keskendusin, ma vaatasin, kuidas õlis liigub, aga ma teerest ei testinud. Ma olin kunagi mingi 4-6 kuud tagasi testinud seda, oli okei, aga seekord ma ei testinud, sest ma eelmises protokollis ei olnud teeresest midagi. Ja füsioterapeut näitab mulle, miks sa teerest ei tee, see on õige, ma teen teerest ka. Nii et selles suhtes, et see ongi see näide, et kuidas tegelikult see koostöö peaks toimima. Aga seda arvata, et me keegi vigu ei tee, seda vist ei ole kindlasti, aga need vead tõenäoliselt ei ole nii suured kõvasti vead, kui magatakse maha peajuinfarkt või südameinfarkt. See võib juhtuda ja väga sageli see juhtubki osakonnas, aga täna hommikusest sellest loengust oli väga nagu kurb kuulata, et perearstid ja üldse, mis nagu füsioterapeut teeb ja ta tagasisidet ei saa. Tegelikult ju füsioteraapia teenus ju sisaldab seda, et me kirjutame ju aruande, mis me leidsime, mis meie eesmärk on, mis me tegime ja kõik selle ju dokumenteerime. Aga tõepoolest nüüd selle e-terviselooga, mis te kõik ei lähe sinna või kirjutame me seda sahtlisse või tegelikult seda ju teeme. Igal pool see kindlasti ei ole nii, tegelikult ikka näevad perearstid. Jah, et see, mida kui sa mõtled, mida Lee ütles hommikul. Et Lee mõtles seda, et tegelikult täna ei saa selle esmatasandi kontekstis vaata saata neid asju ise oma nimega. Aga see jääb sinna süsteemi ikkagi sisse, mida perearst peaks nägema iseenesest, aga ma ei tea. Sa saad seda teha siis, kui sa oled haiglas tööl. Sa saad selle siis saata, kui sa teed midagi muud, eks ole, siis sa ei saa seda e-tervisesse saata ja täna praktiliselt see süsteem on niimoodi, et nad saadavad neid asju krüpteeritult.
et see on see, mida ta mõtles. Et esmatasandi kontekstis nad on jah selles osas hädas, et on hädas nii füsioterapeudid kui perearstid, et see info, mis jõuab krüpteeritult, ehk et sa tegelikult teed 1000 mõttetut liigutust selleks, et see vajalik info kohale jõuaks. Et see oli see, mis ta mõtles, et ei näe, et see info tegelikult on olemas, aga see täna jõuab, neil omavaheline suhtlus on niisugune vaevarikas. Krüpteerimine, särgid-märgid, sa pead täpselt teadma, siis läheb vasakule, siis selgub, et ID-kaardil on turvarisk ja nii edasi. Et see on see küsimus. Et mitte sisuliselt ei ole puudu, aga see ei ole nii tervises. Aga siis on mul küll selline soovitus, et kui see krüpteerimine on keeruline, sest sa pead teadma ka selle inimese isikukoodi, kellele sa selle saadad, eks ole. Et pigem patsiendil on ju oma kohustused, et te teete oma kokkuvõtte, annate selle patsiendile ja patsiendil on kohustus oma perearstile saata või anda, kes tema on teie juurde saatnud, sest täna ju see link töötab, et perearstidel on oma nii-öelda eelarve, mida nad saavad kasutada, just kas logopeedide, kliinilise psühholoogi, füsioterapeudi, viskategevusterapeut, ma ei julge täpselt öelda, aga füsioterapeut on seal kindlasti meie haiglasse toimib. Ja siis te teete dokumendi oma süsteemis ja annate selle dokumendi inimesele kaasa, panete oma allkirja ja haiglaga ei ole, et haiglate asjad lähevad üldiselt, kui ta ostab haiglalt seda teenust, see perearsti praksis, siis ei ole sellega ei, ma ütlen, kui erasol, või aga seal tuleb see häda, ja seda ma tean ka praktiseeritud, et antakse pabertastust, et ole hea viirja, aga mis ei ole alati kindlad. Patsiendid on meil ka sellised, nagu nad on. Aga patsiente peab ka ikkagi harima ja koolitama, sest kõik ei saa, meditsiinitöötajad ei saa kõiki asju enda õlgadele võtta, et patsiendil on täpselt, on võrdväärne partner ja tal on ka omad kohustused. Tal peab olema oma vastutus, et ta peab. Aga kui palju perearstid teile eraldi saadavad? On teil mingi, kui palju teil füsioterapeutidel nagu perearstidega koostöö? Ütleme, Läänemaal Haapsalus on seda päris tublisti, Läänemaa haiglal. Et mina otseselt tegelen küll statsionaarsete haigetega, aga minu kolleeg on jah, et siis on nagu perearstide poolt saadetakse, taastusraviarstide poolt saadetakse, ortopeedid seal juures, et selles mõttes koostöö toimib. Ma ei tea nüüd, kui palju perearstid seda tagasisidet näevad või vaatavad üldse, et on need niimoodi, et sellega ei ole, aga kui on vaja, helistame, räägime ka niiviisi. Et on. Haigega see statistika ütleb, et pärast seda teraapiafondi avardamist, mis toimus, et 2,5 korda on teenustele suunamine suurenenud. Et see on olemas, aga on selgelt piirkonnad, kus on vähem, et näiteks Järvamaa on selgelt üks piirkond, kus perearstid on suunamisel tagasihoidlikumad ja et seal ei ole korrelatsiooni selle vahel, et äkki seal ei ole terapeute, et justkui oleks kuskile suunata, et terapeudid justkui on olemas, aga et on mingi muu siis takistus. Aga põhimõtteliselt on ja need, kes suunavad, kes on selle ära teinud, et need tegelikult ikkagi räägivad sellest, et tahaks rohkem. Ja absoluutselt, perearstid on väga huvitatud ja see on vajalik ju oma töö tegemiseks sisuliselt vajalik. Tere. Ei, tegelikult on, ja siis minu arust üks murekoht on nagu see ka, et on Raplas. Et ka ortopeedid näiteks Tallinnas tahavad saata Raplasse taastusravisse, selleks peab ta läbi käima kas läbi taastusarsti, et ta saaks seda teenust, või siis läbi perearsti. Perearst ütleb, et miks mina pean seda paberit kirjutama. Aga näiteks Tallinnas on järjekord nii pikk ja inimesel on ebamugav käia, et ta tahaks oma kodukohaga järgselt käia. Aga samas mina nagu Tallinnas selle arveti esitada ei saa. Et siis ongi nagu koostöö jälle perearstiga, et ta annaks mulle selle saatekirja siis nii-öelda saatekirja pärast, et ma saaks selle teenust siis inimesele osutada. Või siis taastusraviarsti kaudu, kes käib arve, kellel on ka järjekorrad pikad, et inimese teenuse kättesaamine selle võrra läheb natuke nagu pikemaks aeg. No ma arvan, see ei ole üldse vajalik, kui ortopeed on näinud, et on vaja füsioterapeudi teenust või füsioteraapiat, siis miks see taastusarst peab seal vahepeal olema? Aga tema saab osutada teenust ainult oma haiglasse, et näiteks ta
PERH-is saadab, ta saab ainult endale saata, ta minule Raplasse ei saa saata, siis, sest et mina ei saa temale nagu arvet esitada jälle. Et see on niisugune, noh, minu jaoks on natukene nagu ja perearstide poolt on ka see, et miks ma pean selle saatekirja andma. No see on ikkagi see on see, kes rahastab, et kellel on lepingu maht. Isegi mitte kes ei rahasta, vaid kellel on lepingu maht ja see, ja patsiendid ütlevad teinekord, et ma maksangi ise sellepärast, et ma ei viitsi hakata nüüd, vabandust, mingis järjekorras jälle seisma, et arst on nagu öelnud juba, et on vajalik, noh, ja siis ta tulebki läbi tasulise. Aga tegelikult, noh, võib-olla saaks kuidagi teistmoodi ka, Ja minu arvates seda patsiendi oma maksmist ei tasu väga peljata, sellepärast, et ma arvan, et see Eesti meditsiinis järjest rohkem suureneb, sellepärast, et lihtsalt maksumaksja ei jõua kõiki teenuseid kinni maksta. Ja see, kui inimene on valmis ise oma tervisesse panustama, mis selles halb on, et kui nad käivad mingite, ma ei tea, mis kristallide teraapias ja igasugustes muudes alternatiivsetes teraapiates, miks siis ta ei võiks raha eest tulla füsioteraapiasse, mis on jumala eest tõenduspõhine ja see ei ole nii mõnus. See on ikka mõnus. Seda? Ja muusika ja aga samas on sellega, noh, see, kui näiteks ortopeed saadab, siis tekibki see mure, et tegelikult no ma saangi patsiendile anda selle kaasa, selle info, et ta viib selle ortopeedile, kui kunagi vastuvõtule läheb. See, et noh, näiteks meil on nii, et Rapla Haigla perearstikeskus, jah, Rapla oma näeb seda, aga teised, näiteks Tallinna omad ju ei näe meie programmi sisse. Nii et siis tema läheb tagasi, siis kui patsient on selle paberi maha unustanud, siis ta ütleb, no jah, ma ei tea, midagi tehti. Et siis tema peab nagu selle minu hindamise tegema seal jälle üle. Et see on ka noh, et tahaks ju suhelda ja ortopeedid mõned annavadki numbrid, et helista siis otse, aga no kõigil on ju kiire ja aega vähe ja ega kõiki patsiente ju ei saagi mäletada. Et kuidagi võiks otse nagu suhtluskanal olla kuidagi teistmoodi ka. Aga need on siis sellised asjad, mida peaks lahendama niimoodi koos, eks ju, tõenäoliselt siis füsioterapeutide liit peaks olema see, kes saab meilt füsioterapeutidel sellised probleemid teada, info kokku ja siis on mida küsida. Millele tähelepanu pöörata, missugused probleemkohad on terves selles meditsiini ja tervishoiusüsteemis? No ikkagi see sama ortopeedide suunamine on ju ka, seal on, ortopeedid tihtipeale ju näevad ühte liigest. Taastusravis on tegelikult ju holistiline kontseptsioon. Kui on mingi ACL-i vigastus suusamäel või rattasõidul, eks ole, ongi asi lihtne, noor inimene, kõik paraneb hästi ära, on võib-olla opereeritud ja nüüd läheb füsioterapeuti juurde. Kui on tegemist artroosihaigega 70-aastasega, siis mina armastan alati öelda oma patsientidele, artroos on süsteemne haigus. Et seal, ja küll, võib-olla see üks põlveliiges hakkab liikuma, aga see, miks patsient tegelikult oma asjadega toime ei tule, seal on palju muid põhjuseid ka. Ja sellepärast, ütleme, just selle holistilise lähenemise aspektist ongi tegelikult see patsient, taastusravi meeskonna patsient ja sealhulgas siis taastusravi arsti juhtida kogu see ravikorraldus. Seal on valuravi, seal on võib-olla tuleb hoopis teha viskoossuplementi, mis iganes. Et seal ei ole tegemist ühe liigesega, sest ortopeede kõiki spetsialiste on Eestis vähe, järjekorrad on pikad ja see on jällegi see, kuidas see koostöö, millisel tasandil, milline on patsient, millise probleemiga ta tuleb ja kus see füsioterapeut töötab, kas ta on üksi või ta on meeskonnas. Selline asi, et siit tuli natuke seda alternatiivmeditsiini ja sealt tuli see sõna kristallid, eks ju. Et kas füsioterapeudi ülesanne võiks see ka olla, et harida inimest nii palju, et ta usuks neid tavalisi asju, et selleks, et terve püsida, on sul vaja piisavalt liikuda, piisavalt magada, piisavalt õnnelik olla, piisavalt hästi süüa. Mis veel sinna tuleb? Minul on kogemus näiteks selline, et patsiendil oli käe küljest, sõrme küljest pendel. Kui mina ütlesin talle terapeutilise harjutusi, mida ta tegema peaks, siis tema ütles, et tema küsib kõigepealt pendli käest. Siis ta pendeldas oma käe peal ja siis ta ütles, et jah, võid küll. Ja siis me niimoodi tegime, et ma ei suutnud teda ümber veenda, et ta võiks selle, tal oli käes on ja siis me pidime kepiga harjutusi tegema, see oli väga ebamugav seda kristalli hoida, seda keppi kõike, aga ta ei olnud seda nõust käest ära panema. Ja jumal temaga, õnneks see kristall oli seepäev minu poolt või see pendel. Selles suhtes, et ta ei öelnud, et ta ei tohi neid teha, aga ta iga kord tegi nii. Ja kui ta usub
tema oli rahul, me saime tehtud, no palju õnne. Füsioterapeudi ülesanne on nõustamine, aga valikuvabadus on ikkagi patsiendile. Meie pakume oma ja võime pakkuda talle infot, aga see, mis ta valib, las olla see igav õigus ja vabadus. Mis ta teeb? Mina tahaks siia vahele selle peale öelda seda, et kui me rääkisime siin vastutuse võtmisest, et mina vahepeal tunnen hoopis, et füsioterapeudid võtavad patsiendi eest ka nagu seda vastutust. Et siin on nagu sama, et patsient tegelikult ise võtab selle vastutuse, mida ta siis usub, eks, et meie räägime ikkagi, mida meie usume, tema saab ise valida. Et mina arvan, et tänapäeval enamus füsioterapeute võtab pigem liiga palju vastutust enda peale, et ei lase patsiendil ise endast vastutada. Mina olen kuulnud veel, et teatud uuringud näitavad, kui patsient maksab, siis ta võtab suurema vastutuse ja tegeleb sellega rohkem. Kui tasuta saab, siis on valus. Mina usun seda. Ja seda tasumisprotseduuri ei maksa katta ja meil oli selles töötoas oli see teema, et palju peab see füsioterapeut tegelema aktiviseerimisega. Et ta natukene erinev ju, kas see siis on ambulatoorses või statsionaarises patsiendil on täiesti erinev ja võib-olla ka lähenemine peab olema nagu erinev. Aga tegelikult seesama, et kui nüüd taastusravi arst määrab kas või selle 10 korda seda protseduuri, siis mõnes mõttes on see füsioterapeut ikkagi see protseduuri tegija, tal ei ole õigus keelduda. Et mina näen, et seal patsiendil seda vaja ei ole. Ja teisest küljest jälle kõikidel inimestel on õigus liikumisele ja kõigile tuleb liikumine kasuks ja siis ongi okei, kui ta selle eest ise maksab. Et võib-olla me peame võtma vastutuse selle üle, et mis siis on näidustatud, kas sellel meie teraapial peab olema eesmärk, kui see on saavutatud, võiks ju patsient vastutuse üle võtta ja sellega jätkata. Kui palju me siis saame võtta enda peale? Kahtlemata füsioterapeutidele, mina mäletan seda aega, see oli vaid paar aastat tagasi, kui me tegime sellise korraosakonnas või õigemini mina tegin, sellepärast et ma nägin, et füsioterapeute on mul hoopis teistele haigetele vaja, kui nendele teistest osakondadest hakkas tulema aktiveerimine, füsioteraapia teenuse aktiveerimine. Ja kui arst on sellise saatekirja andnud, siis mis õigust on füsioterapeutidele öelda, ei, ma ei lähe seda aktiveerima, aga mul on insuldihaige, kellega ma tahan, et ta tegeleb vähemalt 1,5 tundi päevas. Ja siis meie haiglas tegime sellise korra, et taastusarst ütleb, läheb vaatab selle haige ära, kes tuleb näiteks siseosakonnast või nakkusosakonnast, et mis see probleem on. Ja kui on probleem ainult selles, et öelda, et haige, tule nüüd istuma ja nüüd hakkad kõndima vana inimene, kes juba enne haigust kõndis halvasti ja omaks, et küsida, aga miks füsioterapeut nüüd teda kõndima ei pane ja ta kodus üleüldse oligi enamus aega istus diivani veere peal, et siis seda oli füsioterapeudil väga raske öelda raviarstile, seal tekkis vastasseis. Aga kui läks vastu arstile, siis absoluutselt asi lahenes 1-2 minutiga, tõesti. Ja seal peab olema nagu järjekindel ja see on jällegi see meeskonnatöö. Et nüüd viimasel ajal pole enam, ma ei mäleta, suvel paar residenti oli, et siis ma rääkisin nendega, et vaadake, füsioterapeut on selline spetsialist, kelle eest me maksame tervishoiusüsteemi väga palju raha ja kui lihtsalt vana inimesega jalutada koridoris, et sinna me ressurssi nagu ei pane, nad kõik saavad väga hästi aru, aga lihtsalt see ootus on ühelt poolt omaks, et see füsioterapeut nüüd võtab käevangu selle inimese, hakkab kõndima, et seda kindlasti, seal tulebki võidelda oma õiguste ja oma kohustuste ja oma professiooni eest. Siis me vaatame, kas statsionaaris tegelikult see aktiveerib saab teha õed ja hooldajad, kes tegelikult aitavad patsiendi WC-sse potitooli, ka õe ülesanne regulaatoriga aidata patsient, et seal tuleb see aktiveerimine, füsioterapeut tõesti ei pea. Küll aga ta võiks olla näiteks raske haige puhul juures, kui õde või hooldaja hakkab, et ta vaatab, meil on näiteks alati hindamine ja me küsime, et kuidas see patsient tõuseb, kas ta tõuseb voodis õigesti istuma, küsime füsioterapeudi käest, kas sa arvad, et temaga on mõtet tegeleda? Ei, hooldajad tõstavad sööma, hooldajad tõstavad jalad üle voodi ääre ja nii jääbki, kuni siis ühel hetkel see seisund stabiliseerub. Kui meie isegi tegeleme, siis meie tegeleme seal, õpetame patsienti ja ülejäänud päeva aktiveerivad need
ja õpetada teisi spetsialiste. Just. Et see kindlasti on, aga see, et lihtsalt aktiveerimine, see mina seda üldse ei armasta seda terminit, sest me kõik aktiveerime kogu aeg üksteist, aga füsioterapeudi. tihtilugu arvataksegi, aktiveerimine ongi ainult füsioterapeudi töö. See on nagu vale, Et see on kõikide haiglatöötajate töö, et patsienti aktiivsena hoida ja aktiveerida, kui seisund seda lubab. Ja kui ei luba, vaat seda ütleb arst. Kui ei luba, kui on näiteks värske müokardiinfarkt või risk kopsuarteri trombiks või mis iganes, siis peab seal tegema arst otsuse. Kuidas sulle see tundub, et siit sellest loost tuli ka täpselt see välja, et arst ütleb aktiveerida ja kes see füsioterapeut siis on, et vastu vaielda. Aga et millal me võiksime jõuda selle nii-öelda staatuseni või sellesse olukorda, et arst küsib füsioterapeudi käest, et kas selle patsiendi aktiveerimine on võimalik või et kas see on sinu arvates vajalik ja kui on, et kas sa siis võiksid seda teha. Et see ongi tegelikult see ilme näide, et me küll ise tunneme, et me võiks vastutada, me suudame otsustada, eks ole, meil on oma roll ja oma staatus, aga siis tuleb lause kes iganes see doktor seal on, et kui ma olen öelnud, et aktiveerida, siis kes see füsioterapeut on, et ta mulle siin ütleb, et ma seda ei tee, ja siin ongi minu meelest see konks ja ma tõesti aeg-ajalt mõtlen selle peale, et kus see nõks on. Et ühel hetkel see, ma arvan, et see ühel hetkel kuskilt peab tulema, et võib-olla see on kasvamise küsimus, võib-olla see on mingi persoonide küsimus, ma täpselt ei tea, aga et nii kaua, kui on olemas selline mentaliteet, et kes see füsioterapeut on, et ta siin tuleb minuga vaidlema, siis nii kaua me tegelikult ikkagi sellisest sisulisest vastutusest ei räägi. Et me räägime seda mingisugusest vastutuse mängimisest, eks ole, aga ainus erinevus tegelikult on ju selles, et kuidas ma pöördun. Et kas ma pöördun sinu kui kolleegi poole, nagu ta siis räägib sinuga, et sina oled piisavalt väärtuslik, piisavalt oluline, eks ole, kolleeg, keda ta usub, kellega ta argumenteerib, aga füsioterapeutiga ta ei argumenteeri, et see on see vastutuse küsimus. Ma loodan, et taastusravi osakondades täpselt nii toimibki, et meie vähemalt, ma loodan, et enamuses täna statsionaarselt töötavates statsionaarsetes osakondades toimubki nii, et kuule, mis sa arvad, et arst küsibki füsioterapeudi käest. Teiste erialade eest ma ei vastuta. Küll aga ütlema seda, et arstid on tohutult suured individualistid, mina seal hulgas kahjuks. Et selles suhtes läheb veel mõni aeg, aga see ei ole enam pikk aeg, et arstid, ortopeedid juba tunnetavad seda väga hästi, eriti siis, kui on näiteks selline tore sümbioos nagu meie haiglas, kus ortopeedi osakond ja taastusravi osakond on kõrvuti ja ortopeedid on meil peaaegu et igapäevased külalised, tõesti julgen öelda, et nende puhul seda ei teki, sest et seal ongi täpselt see, kui füsioterapeut ütleb, et vot see haige ei tule üldse meile üle, vaid läheb koju, siis ortopeedid enam vastu ei vaidle. Aga teiste erialade puhul see asi vajab arengut veel. Et see ikkagi sõltub asutuse kultuurist ja sellest, et see juhtum, mida ma ütlesin, see ei olnud, mina ise ei arvanud, et ma pean minema. Füsioterapeut palus, et tead, et niisugune asi, niisugune patsient ja mul on nii palju tööd, me ju peame üksteist hoidma, siis kui me ei hoia, siis keegi teine meid väliselt ju ei tule, et kuulge äkki te ei tahaks seda võtta, nii ei tule. Ma võin öelda, et Tartus neurokirurgi statsionaaris, et meil on küll päris palju vastutust antud, et ühelt poolt selles vallas, et me jälgime ise hästi palju igapäevaselt patsiendi analüüse, tema seisukorda ja teen ise vastavalt sellele otsuse, kas ma tegelen temaga, kui palju ma tegelen temaga. Ja arsti poolt ka, et neurokirurgid, kes on kõrge egoga ja sellised, kes üldiselt oleneb ka aeg-ajalt tujust ja ka kirurgist, aga üldiselt on hästi palju seda, et nad tulevad ja ütlevad, et mine vaata, mis sa arvad, kas temaga võiks tegeleda või temaga ei peaks tegelema. Hästi palju antakse meile ja usaldatakse meid ja Minu teinekord on ka nii, et näiteks kui on lõikus ära olnud, et vaadake ta üle, õpetage ära ja võtkegi personal juurde ja kui te näete, et teie osa seal ei ole enam nii oluline, siis annategi üle nagu personalile,
selles suhtes see on ka hästi palju selles, et kuidas sa ennast suudad kehtestada oma osakonnas. Kui sa lasedki endale kogu aeg pähe istuda, nagu keegi sul kandubki midagi ei ole. Mulle tundub siin tegelikult ju ei olegi küsimus, et aktiviseerimine võib ka olla füsioterapeudi töö, pigem on see on, et kas asutuses on ressurssi seda teha ja kas personali on selle jaoks, eks ju, et iseenesest ju võib ka füsioterapeut seda teha, et ma sain aru, et siin ei, see oleneb haigest täiesti, see oleneb haigest emagi. Ja noh, et mõtlengi, et kas see on nagu sellel hetkel mõistlik, et siit minul oli ka selline küsimus, et Katrin siin rääkis just, et või kui me rääkisime ka artroosi patsientidest, et mis on siis see füsioterapeudi eesmärk just, et kui mina töötan ambulatoorses osakonnas, meie probleem on just need kroonilised patsiendid, kes ringlevad kogu aeg lõputult, et kas siis see säilitamine on ka meie eesmärk, kas mingil hetkel ma mingi hetk tunnen, et ma nagu alles justkui lõpetasin temaga, jälle tulen tagasi, et kas mul oleks õigustada siis nagu ära saata, samas on ka ju säilitamine eesmärk, eks, et kas ma peaksin nüüd pakkuma talle uusi harjutusi või tahaks nagu öelda, et mine tee kodus edasi neid harjutusi, mis ma sulle andsin 6 aega tagasi, eks ju, et kus siis see piir tegelikult nagu läheb, et no mina arvan, et kui ta ise maksab, siis ta võib ju lõputult käia, aga kui ta kasutab sellest nagu riigi, siis keegi teine võiks saada selle ju, kellel vaja sinu vahel. Ma Kadrile vastan siis jah, sest neid on hakanud nii palju tulema, et kuna see järjekord on ka pikk, eks ju, et siis pead hakkama ennast nagu kehtestama tõesti, et ütlema, et aga see sõltub jällegi ka osakonna vajadusest, kas mul on vajadus teda hoida pikalt seal, eks ju, siin hakkavad nagu sellised aspektid ka mängima, on ju, aga noh, see on väga demotiveeriv iseendale kui füsioterapeudile, kuigi ma ütlen, et ma võiksin, füsioterapeut, ma arvan, leiab iga inimese juures, mida arendada, eks ju, et ma võiksin lõputult ükskõik aastaringselt temaga tegeleda, eks ju, aga et kus ta nii, kes rahastab seda, et ta kogu aeg käib? See võimalus on erinevad arstid ka haigused ju muutuvad ajas. Kui inimesel on artroosihaigus, see ei ole ju kogu aeg selline stabiilne, kui ta on üsnagi normaalse intellektiga ise toime tuleb vana inimene, no ütleme näiteks 70 pluss, mis enam 60-st aga rääkida, et 70 pluss on vana inimene, et see haigus ju muutub, see ei ole konstantne, et nüüd mul on need 2 liigest haiget ja 3. liiges natukene ka, ja sellepärast tänapäeval tegelikult mulle väga hiljuti meeldis ühe kirurgi mõte, et tegelikult ma opereerin neid haigeid, kes suudavad ise, ütleme intensiivselt ravin neid haigeid, kes suudavad ise oma eluga toime tulla. Ja kui need on ikkagi niisugused artroosihaiged vanainimesed, kes tegelikult suudavad toime tulla oma eluga, siis nad tõepoolest keerlevadki, nagu nad keerlevad südamearsti juures, kui neil hakkab vererõhk jupsima, nad keerlevad perearsti juures ja paljud haigused ju inimesed elavad 20-30 aastat, elavad hüpertoonikud, elavad teise tüübi diabeetikud, kellel tuleb hulgi tüsistusi igal aastal juurde, mida me ravime. Ja sama on artroosihaigus, eks ole, sealt tulevad muud probleemid juurde. Ja selles suhtes ma üldse ei ole nii lootustandev, et need haiged, neid me suuname kuskile ära. Me ei saa oma haigeid kuskile ära suunata. Küsimus on, kes on see, kes otsuse teeb, kas on füsioterapeut, kas on perearst, kas on taastusarst. Et kui tema funktsioonivõime ongi stabiilne ja kogu aeg ta tuleb, ütleb, et natukene siit valutab, natukene sealt, mõnel on isegi fibromüalgia, kõik kohad valutavad, eks ole, et kas seda patsienti ma pean käsitlema kogu aeg, et see, kes see dispatcher nii-öelda on, et võib-olla siin ma füsioterapeut, kui ma oleksin, ma vist ei riskiks seda vastutust võtta sellisel haige puhul. Et ma suunaks ta paremini arstile, kes teeb seal veel mõned analüüsid, võib-olla neurokirurgias füsioterapeudid oskavad juba interpreteerida analüüse. Mina arstina kõiki analüüse küll kaugelt sellest ei oska interpreteerida. Ma väga sageli küsin kolleegidelt nõu, kui mul on näiteks mingisugused vähimarkerid või on mul seal muud kilpnäärme alahormoonid mingid, ma küsin nõu, nii et selles suhtes ma arvan, et me peaks kõik ikkagi väga mõistlikult oma ütleme, pädevusse suhtuma ja mitte võtma üleliigseid riske, aga kindlasti mitte ennast ka lahindama. Ma ise selle Reeda näitega on tegelikult ju see ka, et
samamoodi kui sa töötad haiglas, eks ole, et siis haigla peab ellu jääma, et tahame me või ei taha, et siis see rahateema tuleb päris ruttu nagu niimoodi kerkib üles ja tänane Eesti üldse tervishoiu rahastamisega, taastusravi rahastamise süsteem on ju puhtalt teenuspõhine. Et kui sa ikkagi saad raha teenuse eest, mida sa teed ja sul on seda raha vaja, et oma töötajatele palka maksta, siis keegi ei ütle sulle, et jäta see teenus tegemata. Et see on minu meelest see nagu kurbloolisus, et me täna väga vähe tegelikult räägime tulemusest kui sellisest ja inimesed tulevadki süsteemi tagasi. Mõnel on vaja, mõnel ei ole vaja, et selle tagasiseadmise taga põhjused võivad olla ka sellised poliitökonoomilised. Mulle tegelikult meeldis see, kui sa ütlesid, et artroosi patsient on meeskonna patsient, sest mulle tundub, et sageli lükatakse nagu ta just terapeudi juurde ja siis ta käib nagu aastaringselt seal, et ma olen väga nõus sellega, et ta on meeskonna patsient, et seal on võib-olla vaja ka natuke teistmoodi sekkuda kui ainult füüsilise või kehalise aktiivsusega. Ma nõustungi Reedaga ja ma siin just tahtsin Kaja käest nagu nõu küsida, eks ole, et kui nagu ongi tegemist siin kroonilise haigega juba ja perearst nagu ei oskagi enam midagi teha, siis minu praktikas on olnud selline kogemus, et nad saadavadki nagu umbes, et viimasena, minge käige veel seal ka ära, ehk siis meie juures. Ja vaatame, kas aitab, umbes, et nagu jah, ma ei teagi, kas ma arvan, et vist ongi see, et kui siis juba nagu meeskonnatöö võiks olla mitte see, et mina nüüd olen viimane inimene nüüd, kes võtab selle vastutuse, et äkki ma saan aidata veel, äkki ma ei saa. Kas siin ei ole tegelikult selline koht, et kui on niivõrd krooniline probleem, mitmed liigesed haiged, valutavad. Jaa, aga see ongi see, et on ägenenud ja ta iga päev või nii tihti, kui tal see füsioteraapia määratud on, tuleb kodust välja, tuleb haiglasse sinu juurde, ta selleks liigutab, võib-olla sinu juures ta käibki rääkimas, teeb natuke. No see olenebki haigest tihtipeale siis ka, kuidas ta seda võtab. See ei ole nagu selline koht, kus füsioteraapia peaks oma nagu sellise ego ja tahtmise mingisuguseid super tulemusi saavutada, natuke maha suruma. Ma ei ole sellega nõus, et keegi suunab nii palju nädalas, kui ta käib ja las ta siis käib sinu juures sellepärast, et see on käimise pärast. Selle suhtumisega on absoluutselt nõus. Meie lahendus oli see nende korduvate puhul, et kui nüüd taastusravi arst määras kordade arvu, siis inimene tuli selle paberil ütles, et mul on õigus. Ja sellepärast läks see vastutus füsioterapeudi peale, et kui ta näeb, et see on see inimene, kes käib iga aasta ja käib samade probleemidega, siis on meie ülesanne nõustamine. Et jah, sa tegid neid harjutusi, kas sa tõesti tegid, teeme siis natukene teistsuguseks, raskemaks, kergemaks ja siis on see füsioterapeudi huvitav töö, patsiendile jääb nagu vastutus. Aga jah, selline töö, et sa teed midagi, keegi saatis, see võtab nii seda töömotivatsiooni alla. Ma mõtlesingi seda, et rääkimine ehk siis nõustamine. Inimene liigutab selleks, et tulla füsioteraapiasse, seal saab nõustamist ja läheb tagasi koju, et selles mõttes liikumine. Aga just ma räägin nagu Kadri ütles sealt, et see asutuse eelarve, eks ju, ja teiselt poolt see inimese soov käia pidevalt, eks ju, et ühest küljest füsioterapeut ei saa nagu ära võtta ja inimene ka tahab käia. Kuidas lahendada? No kuidas lahendada? Selles mõttes, et mõnes mõttes on ju asutusel on ju uksed, järjekord on ju ukse taga. Et nagu nälga jääb neid, kes seda vajavad ja need, kes seal on akuutsed probleemid, tegelikult neid kogu aeg ju on ja kas me peaksime palju paljemini seda ütlema, et on ka tasulise teenuse võimalus. Ja kui te tahate regulaarselt käia ja siis hoida ja siis see on okei. Siin on see vastutuse patsiendi iseenda tervise eest vastutuse võtmine, et see on, et ta hakkaks oma tervise eest vastutust võtma, see on ka suuresti meie töö. Statsioonis ma näen ka, et ma iga päev tegelen sellega, et kui ta ükskord statsioonist koju läheb, et siis
siis ta võtakski selle vastutuse iseenda, terviselt iseenda peale. Et mina olen vastutanud siiamaani tema eest, kui ta on seal sees haiglas. Et mõne patsiendi puhul ma näen, et kui mina ei ütleks, et sa pead seda tegema, aga siis ta ei teeks. Et ta peab selleni ise jõudma, et ma pean ise tegema. Et mina näen ka seda, et nende krooniliste patsientidega, kellel ütleme see olulisi muutusi ei ole, et mida rohkem ja pikemalt see neid teenuseid annan, seda vähem ta iseseisvalt üldse teeb ja ta jääbki käima, see on nagu me toidame kogu aeg seda sama ringi. Et ma olen nõus, et seal on tegelikult füsioterapeudi roll, et jah, et tuleb nõustada, teen võib-olla mingid muudatused, aga et talle andagi see vastutus, et nüüd on tema kord jälle minna, et mitte anda, et hea küll, ma annan sulle see 5 korda või ma annan sulle see 10 korda. Tema ei parane sellest, et ta 10 korda aastas seda teeb, ta paraneb sellest, mida ta teeb igapäevaselt. Ma väga loodan, et see kontseptsioon exercises medicine ja see liikumisretsept, et see Eestis kiiresti juurdub, sest see ongi see, et füsioterapeut annab ülesande. Mina näiteks oma patsientidele, keda ma süstin üle 3-4 kuu, annan alati koju harjutused kaasa, aga ma tahan, et ta teeb need füsioterapeutiga koostööd. Üks on pühkimisharjutus, kui ma süstin jalga, üks on kallistusharjutus, ma nimetangi neid täpselt nii, nagu ühel koolitusel öeldi, et ta venitab oma õlgasi ja siis on veel mitmed muud harjutused ja ta peabki neid kodus tegema. Vastasel juhul ma järgmine kord teda ei süsti ja need inimesed, nad on reeglina on nad ajuinfarktid, on ka, eks ole, traumaatilised probleemid või trauma põhjus, spastilisus trauma tagajärjel, aga nad on väga motiveeritud, nad näitavad mulle, nad tulevad süstimise kabinetti, nad näitavad oma harjutused ette. Et see ongi see koostöö, kui patsiendil seda tunnet ei ole, et ta ise ka tahab teha, siis ei ole sellel asjal mõtet. Ainult siis on mõte selliste krooniliste patsientidega tegeleda ja see peaks nagu juurduma, et kui patsient ise ka teeb. Ja siis ta tuleb näiteks mingi poole aasta pärast tagasi, ütleb, näete, et see asi mul töötab hästi, aga see enam ei tööta. Et vot see sama retseptipõhine liikumisteraapia, see võiks olla. Ja see on tegelikult väga oluline professionaalne oskus seda vastutust patsiendile anda. Et see on kindlasti üks nendest professionaalsest füsioterapeudi tunnustest, et sa tegelikult suudad mitte ainult mõelda selle peale, vaid sa suudad sellega tegelikult oma patsiendini viia. Et ta saab sellest aru, et see meie koostöö ongi tegelikult selline tingimuslik, eks ole. Et sinu osa on see, kui see on tehtud, siis me saame teha midagi järgmist. Ja nagu sa ütled, et kui sa harjutusi pole teinud, siis ma lihtsalt järgmine kord sind ei süsti on ju. Ma ei saa ka päris nii öelda, aga üldiselt ma nii ütlen. Aga see on tegelikult väga mustvalgevalt. Rohkem mida ja see on ju selles ja sellel põhjusel, eks ole, kui sa ise pole oma asju teinud, siis mul ei ole mõtet sulle rohkem seda süsti teha. Ja selline kommunikatsioon, ükskõik kui mustvalged on ju, või kuidas sa selle oma patsiendini viib. See on väga oluline professionaalne oskus ja mina isiklikult arvan, et kui see jõuab nagu füsioterapeudile kohale, et siis sellega kaasnevalt tõuseb ka tegelikult meie selline professionaalne oreool või selline nagu kõikide teiste spetsialistide soov ka meiega sisulisemalt koostööd teha. Sest et see tegelikult ongi võti. Et ükskõik kui kroonilisest või akuutsest asjast me räägime. Et kui jõuab tegelikult talle kohale see, et ta ei tule füsioterapeudi juurde, et kuule, ole hea, tee mind terveks sõber, on ju, vaid ta tegelikult tuleb sinna, et ole hea, aita mind, et mis ma edasi teen. Et siis see on nagu suur võit oma ette. Kui palju teie kasutate terminit ravisoostumus? Et meie arstidena kasutame päris palju ja me kirjutame ka vähemalt, mina olen meie osakonnas küll sellise reegli sisse viinud, et kui patsient on selgelt orienteeritud, ainult tulebki artroosihaige või perearsti poolt saadetud, siiamaani saadetakse, et kui enam kõik omaksed nõuavad ja siis saadame ta taastusravile, siis on kõik rahul mingiks ajaks. Ja me kirjutame sisse ravisoostumus ja kui on halb ravisoostumus, patsient ütles hiljuti ühele füsioterapeudile, siin ma küll laupäeval näha ei taha. Laupäeval ei olegi õnneks meil füsioterapeuti, aga ta ütlebki, et ma ei taha sinna, ma tahan massaaži, ma tahan parafiini, ma tahan vannis mõnuleda, aga sind ma näha ei taha. Ja siis me kirjutamegi, et halb ravisoostumus ja edaspidi võib käia ambulatoorselt teatud protseduure saamas, mis on tasulised,
aga ta ei kuulu, ta ei ole see haige, keda me maksumaksja raha eest tegelikult võtame haiglavoodile lebama ja mõnulema, et see on üks variant ja teine, noh, mida me tõenäoliselt, kui juhatus, meie haigla juhatus sellega nõustub, ongi see, et me tahakski ühe sellise nii-öelda tasulise ravipäeva teha, et kui patsient ei tahagi, et ma olen juba nii vana ja ma ei tahagi tegelikult üldse füsioterapeudiga harjutusi koos teha, ma tahangi ainult nii-öelda sanatoorset ravi, nagu filmiklassikas me kõik teame, et las ta siis maksab selle kinni, et seda me ei pea oma ahtat lepingumahtu selleks kasutama, me kasutame selle näiteks mingi 3 aastat tagasi insulti põdenud, aga väga motiveeritud ja väga treenivaga, kes oma spastikaga lihtsalt hakkama ei saa, et selle peale, et me peame kogu aeg oma platvormi kaitsma, ennast tõestama, ennast kiitma, kollegiaalselt üksteist toetama ja siis ma arvan, et lihtsalt see asi läheb paremaks, sest tegelikult on ju läinud ka juba. No jaa, absoluutselt. Issand, kui see mõtteviis nagu leviks muudkui laiemalt ja laiemalt küll oleks hea. Kõige raskem on just nendega tegeleda, kes on, kas on nad siis pandud sugulaste poolt või on nad jälle korduvalt ja korduvalt seal, eks on ju, et ühest küljest tegeleda selle aktiviseerimisega ja ükega ja teiselt poolt selle poolt, et patsient ei tahagi midagi teha, on ju. Et need on ka füsioterapeudile minu arust kõige raskemad patsiendid. Sa ei saa aru, mida sa teed ja miks sa teed. Ja tegelikult füsioterapeut ei peagi ainult sellest, sest et tema on ikkagi, ta keskendub ju tugiliikumissüsteemile, närvisüsteemile ka, aga kõige tipus on ju inimese psüühika ja kognitsioon ja meie kasutame küll, noh, meil on kliiniline psühholoog meeskonnas ja iga päev kätte saada, aga kui me näeme ilmselgelt, et niisugust barjääri, miks ta ei peaks ühte või teist funktsiooni tegema, ei ole, aga ta lihtsalt ei tee ja siis me saame väga huvitavat tagasiside kliinilise psühholoogi testidest, väga huvitavad ja me saame hoopis teise inimese oma haigevoodisse, kui see, keda me kogu aeg käsitlesime, mõtlesime, miks ta ei taha, nii et see on jällegi see, et need sellised multidistsiplinaarsed haiged peavad, võib-olla nad võiksid ollagi statsionaaris, sest just nädala alguses oli mul ühe näbiarstist kolleegiga PERH-ist juttu ühe haige osas, keda ta pakkus tegelikult nagu süstimise patsiendiks, aga siis arutelus selgus, et ta tegelikult seda ei ole ja kuna tegemist oli ka noore inimesega, ma ütlesin, las ta tuleb kas või 5 päevaks statsionaari, et seal peab midagi muud veel taga olema, et mis see muu põhjus siis on, et miks see asi on niimoodi läinud, et siis statsionaaris, kus sul on meeskond, sa ei pea hoidma ta 10 päeva, sa võid teatud haiglad, ma tean, et ei taha üldse neid lühemaid, et jällegi mingid lepingumahud aga meil on õnneks üsna paindlik see, et kui on ikkagi, me võime hoida ka 5 päeva, me saame ta ära hinnata, kõik spetsialistid saavad ta ära vaadata ja tegelikult sealt koorub lahti hoopis 2-3 täiesti teist probleemi, mis ei ole üldse nagu, ei olnudki need füsioterapeutilised probleemid, nii et et inimene on nii uskumatult mosaiikne looduse ime, et sealt ei saa nii väga kogu aeg, olen oma kanalis ja teen oma tööd. Ja mida ma veel tahtsin küsida teie käest, et kui palju on ikkagi nüüd siis teil sellist kogemust, et teid pannakse nagu just seda hooldajatööd veel nii-öelda haigla osakondades, et füsioterapeudi käsitleda, et võta ta istuma ja pane ta, aida ta potile, see vist on, see aeg on möödas. See aeg on möödas vist. Kuigi see aeg on möödas, kuigi paljud ei saa sellest ikkagi, otseselt ei kasutata neid, aga hooldajad ja need õed ikkagi osaliselt. Meie asi on ka hooldajaid õpetada, ka õdesid õpetada, kirjutada ette, et millega see patsient liigub, kuidas ta siirtub, mis mustriga, see on nüüd meie asi ette kirjutada. Kust abistada, kummalt pool? Absoluutselt. See on kõik, mida füsioterapeut hindab ja ta teeb kõike seda oma teraapia raames, kui ta seda uuesti võtab, aga kõik muul ajal on see hooldusõenduspersonali teema. Aga seda õpetamist on seal muidugi hästi palju, et see on hästi suur osa füsioterapeudi tööst selline ka teiste. Ma ütlen sulle, et kõik ei kuula. No ikka. Et kõik ei ole kuulajad selles osas. See läheb järjest paremaks. See läheb järjest paremaks ja me teeme seda näiteks hooldajatele iga aasta uuesti. Jah. Ja see on okei ja siis jälle iga patsiendi juures jälle räägid üle jälle, aga see on mingil hetkel
frustreeriv, et jälle, aga siis okei, teeme ära. Ja siis üks küsimus oli mul veel, kui ma lugesin neid probleeme, see oli see, et tihtipeale on dubleerivat hindamist, et taastusarst ja füsioterapeut. Et ma ise arvasin ka seda, et kas see dubleeriv hindamine on õigustatud, aga mul on hea kolleeg, kes töötab Bergeni ülikooli taastusravikliinikus ja isegi nii lihtne asi nagu visuaalne analoogskaala, millega me valu tugevust mõõdame. Nad teevad koos füsioterapeudiga. Ütlesid, et füsioterapeut teeb, tema näeb, mida haige seal tegevuses ja nad hindavadki koos seda, nii et mulle nagu tundub, et teatud asjad ongi head, kui dubleeritakse koos ja hinnatakse, et siis tulebki see nagu see õige hinnang välja, et seal oli lihtsalt see küsimus, kuidas tundub see, kas seda on nagu palju, seda dubleerivat tööd? Pigem nagu mitte, et ma küsisin oma osakonna arstidest käest ka, et kas on probleem, et ei arstide poole pealt, ei füsioterapeutide poole pealt, sest arstana mõnes mõttes nagu suuna füsioterapeut jah, hakkab otsast pihta, aga tal on natukene teine käsitlus. Tal on natukene ajaliselt rohkem aega, tal on teistsugused võimalused, vahendid. Pigem meie pigem toetame. Ei, see oli lihtsalt sellest. Siis kokkuvõtteks võib öelda niimoodi, et see füsioterapeudi roll meeskonnas, et see liigub kogu aeg nagu õigemasse suunda, et me justkui teame, läheb paremaks, mõned asjad vajavad veel parandamist, mõned asjad ei ole veel päris selged. Nõus? Nii ta vist on, jah. Et mõned sellised nii-öelda vanad probleemid on ära lahenenud ja võib-olla tulevad uued asjad asemel. See õnneks ei lõppe kunagi. Jaa, tundub küll, et täpselt nii nagu sa 20 aastat tagasi hakati, siis 20 aasta pärast, eks me siis näeme, kus me oleme. Aitäh Helele, Kajale ja Katrinile äärmiselt meeldiva vestluse eest ja kõigile osalejatele. Kõlama jäi tõesti siit sõna koostöö. Praktiliselt iga teema juures, mida me arutlesime, me jõudsime välja selleni, et koostöö on oluline. Oli niimoodi. Ja me tegelikult jõudsime ka välja nende teemadeni, mida me käsitlesime siin hommikupool. Nagu infovahetus, selle olulisus. Nii et palju teemasid, millega tegeleda, milles suunas liikuda, mida edasi arendada. Ja meie eriala tõesti on väga arenev, muutuv, nagu siin välja tuli.